Tšau, räägime natukene või mina räägin. Ja kui sa tahad, sina saad kuulata. Sa võid teha seda silmad kinni või silmad lahti. Milles me saame nagu kindel olla? Milles me saame nagu päriselt kindel olla? Kui sa hommikul ärkad, esimene fenomen, esimene asi, mis on see, et kõige esimesena, mis asi ilmub siis, kui sa ütleme, öö on möödas ja sa sisened sellesse dimensiooni, mis on kindel, mis on esmane, mis on ilma milleta nagu ei saa üldse miski muu järgneda. Mis asi see on? On elus olemasolemise tunne või olemasolemise sensatsioon või see fakt, et miski on olemas, ilma et sellele järgneks isegi, et mis asi olemas on või mina olen olemas või ma olen keegi selline, vaid on lihtsalt see tühi elususe tunne, elusus, olemasolemine. Kui sa oled isegi unenäos, seal mingisugune kaelkirjak või mingisugune teine inimene või mis iganes, siis isegi kui sa oled öösel, näed und, mis siis on ühist sellega, et mis sa öösel unenägu näed ja seda, mis toimub praegu, on see, milles me ei saa nagu vaielda ja mis on ühine nimetaja, on see elususe või olemasolemise fakt. Jällegi, ilma ühegi järgneva loota, mis sinna tuleb pärast seda. Me saame kindel olla, miski on olemas. Ja sellele esimene asi, mis järgneb, on mina olen olemas. See elususe tunne nimetab ennast minaks. Olemasolemine, see fakt nimetab ennast, esimene asi, mis tuleb, mina olen olemas. Seda me teame kindlalt. Ja siis sinna järgneb, et ma olen Mati, ma olen Mari, ma olen Aadu, ma olen Tiina, ma olen Jüri, ma olen Külli, ma olen Maria, mul on selline minevik, ma oskan neid ja neid asju. Siis tulevad need igasugused lood, järgnevad sinna peale. Kui suur see olemasolemise fenomen on? Nagu jällegi, ilma enne seda, kui sinna tuleb järgi, et ma olen see inimene või ma olen mingi loom või ma olen miski piiratud või piiridega. Kui sa paned näiteks isegi silmad kinni, püüad tähelepanu abil aru saada, seda võib isegi silmad lahti teha, tähelepanu abil aru saada, kus sa oled ja kui suur sa oled.
nagu praegu see kollektiivses plaanis usutakse, et see olemasolemise sensatsioon või tunne piirdub selle kehaga või kolju sees on kusagil see, ütleme, et kus see silmade taga see olemasolemise fakt alguse saab nagu, kus ta on ja kui suur ta on. Kas me saame kindlalt väita, et ta piirdub meie naha või kolju piiridega? Kui sa vaatad näiteks neid puid, neid objekte, siis me saame neid näha sellepärast, et nad on millegi sees, millegi nähtamatu sees. Ümbritseb mingisugune ruum, et on kontrast, et ma liigun millegi sees, mingi ruumi sees. Ilma ruumita ei saa olla ühtegi asja. Peab olema see kontrast. Ilma asjata ei saa olla ühtegi ruumi. Alati peab olema see kontrast. See nähtamatu ruum. Kus see algab, see nähtamatu ruum, ja kus ta lõpeb ja kus algab see elusus, see, millest me alustasime, see ja kus see lõpeb. Kas võib olla nii, et neil kumbagil polegi algust ega lõppu? Äkki on nii, et see ruum, see tühipaljas ruum, mis on siin ja samas ka miljonite valgusaastate kaugusel teiste galaktikate juures, on see üks ja sama ruum. Mis siis, kui see ruum on eneseteadlik ruum? Me oleme kõik ühendatud selle ruumiga. Mis siis, kui see on hoopis nii, et ütleme, et kala, kes sünnib akvaariumis, millel pole lõpmatu suures akvaariumis, toome nii lihtsalt visuaalse näite, lõpmatu suures akvaariumis. Ta sünnib seal sees. Mis siis, kui see on hoopis niimoodi, et see vesi, mis seal akvaariumis on, kala on nagu, see vesi on nagu, sümboliseerib siis seda vormitud osa. Ja kala ujub seal akvaariumi vee sees. Ja mõtleb, et tema kolju piirides lõpeb see elususe tunne või see teadvus. Aga mis siis, kui terve see vesi on teadvusel, see vesi lihtsalt vaatab ühest vaatenurgast enda sisse. Äkki see sama ruum, mille sees need asjad on, mille sees mina olen, see on üks ja sama ruum,
mis on teadvusel ja kogeb ennast erinevatest vaatenurkadest. Me ju ei tule kusagilt mujalt. Me oleme kõik ühe selle sama, kõik, mis meid kõiki ühendab, on see, et me asume selles ühes ruumis. Äkki me oleme ka kõik üks ja sama ruum. Mitte meie kui see, kui sa mõtled, et mitte see inimorganism, ma ei räägi sellest organismist, ma räägin sellest elususe tundest, olemas olemisest. See, mis on see plank olemas olemine. Point on see, et mõte tuleb lihtsalt nii kiiresti kohe järgi ja hakkab ütlema, mis see on. Mis asi see on. Kuna ta on, see on nii elementaarne, kogu aeg on ta olnud mina tunne, ta on kogu aeg olnud mina, nagu et ta on nii elementaarne lihtsalt. Ta on mina, või siis sinu vaatenurgast ta on sina. Aga me ei ole kunagi nagu, enamus inimesed ei ole nagu nii lähedale tulnud ja küsitud, mis asi, mis see elusus või et olemas olemine, mis ilma ühegi mõtteta nagu, et ei püüa nagu mõtetega aru saada sellest, mitte mõeldes aru saada, vaid nagu sisse tunnetades, et midagi siin on. Mingi sõnadega on seda nagu keeruline, kuna tal pole ühtegi omadust põhimõtteliselt, on nagu see kadakas, mis seda kadakat ümbritseb. Oskad sa panna mingisuguseid omadusi sellele? Mille sees see kadakas on? Seal ei ole ju ühtegi omadust. Mis seal ümber on? On läbipaistev. Tihti lihtsalt, kui ma päevast läbi lähen, nagu minu kõige suurem prioriteet, mida teha igas hetkes, on see, et ma teadvustan endale, et ma olen olemas, millena iganes, aga see fakt enne järelmõtteid, mis lisanduvad siis sellele faktile, sellele olemas olemisele. Ma tihtipeale küsin ka inimestelt või ütlen lihtsalt niisama koos olles kellegiga, märka, et sa oled olemas. Lihtsalt teadvusta endale.
sa oled olemas, siis see teadvustamisel, miks ma seda teen, on, et ma aitan inimesel kontakti saada selle elususega, selle olemas elususega, teaduse endaga, tema päris olemusega. Kas üheks millisekundiks, kohe sinna tulevad muidugi inimestel kohe mõtted uuesti peale. Mis asja, no kuule, see on nii elementaarne, muidugi mina, Juhan, olen olemas planeedil Maa, sinna kohe järgneb mingisugune mõtete automaatne jutt juurde. Vaata, miks me räägime nagu, et mõtetel on nagu selline hästi omadus, vaata see, kui sa mõtled, kui sul on peas mõtted, siis see on selline tunne, et sina oled see hääl või kuidas iganes sa mõtled, et need on nagu, noh, et see oled sina, see on nagu nii elementaarne. See on nagu, tundub, et nagu, kui sa mõtle nagu häälega omaette niimoodi, et ära ütle sõnu välja, aga lihtsalt mõtiskle näiteks enda peas, et ma lähen söön nüüd hommikusööki, luba endal tulla sellistel mõtetel. Ma lähen söön nüüd hommikusööki. Nii. Vot need on mõtted. Inimesed peavad ennast nendeks mõteteks. Aga see elususe tunne, kus on mina, see mina tunne, see fenomen, see nähtamatu, kirjeldamatu elususe olemasolemise tunne käib kaasas igal pool, iga mõttega, iga asjaga, mida ma vaatan, käib see kaasas. Iga asjaga, mida ma kuulen, see on vundament. See on alati igas kogemuses kaasas. Ja kui tulevad sellised mõtted, mina mõtted, ma olen see, kuna see elususe tunne käib sellega kaasas, siis on selline tunne, et mina olengi see, kes mõtleb. Ja. Aga need mõtted toimuvad millegi sees, selles samas elususe sensatsiooni sees. Ja see siis ajab nii-öelda segadusse. On selline tunne, et mina toodan neid mõtteid. Ja on selline tunne, et see inimene või see karakter toodab neid mõtteid, tekitab neid mõtteid. Kuigi et need mõtted toimuvad lihtsalt selle elususe tunde sees. Nagu kartuli tükeldad kusagile puljongi sisse. Nüüd kartul mõtleb, et ma olen supp. Võib-olla see ei olnud kõige parem näide. Mõte toimub kusagil sees. See elususe tunne, see tühi ruum, tühjus. Proovi niimoodi, et ei ole ühtegi mõtet. Ja nüüd tuleb kutsu üks mõte. Nii, tuleb mõte. Mille sees see mõte oli? Mille sees ta toimus? Kas võib olla, et see mõte toimus selle sama piiritu elususe tunde, ma ütlen tunne, aga no me ei saa panna, me peame kasutama sõnu, selle sees toimub. See kirjeldamatu miski, selle sees toimub.
ja see kirjeldamatu miski, sellega käib kaasas esimene objekt või fenomen, mis sellega kaasas käib, on, et see olen mina. Aga sellele järgnevad kohe ka siis, nagu ma ütlesin ennem, erinevad lood, mida me oleme programmeeritud, mida mõtted usuvad. Kuna need mõtted ütlevad nii veenvalt seda, et see olen mina, mis on nii elementaarne. Ma olen see, mul on selline minevik, mul on nii palju lapsi, see elusus, see olen mina. Jah. Aga me ei tule kunagi teadlikult või väga harva tuleme teadlikult enne kõiki lugusid lihtsalt selle elususe tundesse, elu olemasolemisse, lihtsalt enne kõiki, mis on nagu enne kõiki. Lihtsalt see tühipaljas fakt. Ma olen siin, ma olen olemas, miski on olemas, aga ei kasuta selle jaoks sõnu, lihtsalt märkan seda fenomeni, seda eksistentsi fenomeni. Et ma eksisteerin. Ilma, et mõtted järgneks selle sisse ja ütleks, millena see eksisteerimine toimub. Enne kui ta ütleb, et sa inimene oled, enne kui ta ütleb, et sa oled mees või naine, enne kui ta tuleb ütlema, milline su minevik on, milline tema minevik, milline minevik on. Enne lugusid. Ja seda ma püüan olla kogu aeg ühenduses selle elususega. Teadlikult olemas. Selle fakti, selle olemas olemise sensatsiooniga. Seda võib kutsuda kohaloluks. Ma olen kohal, ma olen siin praegu. Sina oled siin praegu, aga korraks ei jätka ühegi looga, millena sa eksisteerid. Keegi poleks sulle kunagi öelnud, et sa oled inimene või et sa oled mees või et sa oled naine või et sa oled planeedil Maa või et sa oled universumis, mis algas mingist suurest paugust. Kuidas sa siis tajuksid oma kogemust? Seda olemas olemist. Millena sa siis olemas oleksid, Vasto! Okei, rahu. Keegi poleks sulle kunagi öelnud, et sa oled inimene universumis, mis algas suurest paugust. Kes sa siis oleksid ja kus sa siis oleksid?